Tere tulemast kuulama saadet Laomees ja torumees. Täna on meil saates külas Gea Kohv. Gea on generatiivse tehisaru insener Telias ja mida teeb üks generatiivse tehisaru insener, sellest täna räägimegi. Tere Gea, tere Lauri. Tere. Hommikust. Mul on kohe alustuseks selline küsimus, et sa mainisid, et sul on 3 praktikanti enne salvestuse alustamist. Et kas praktikantidel tõesti on koht andmeteaduses generatiivse tehisaru ajastul? Muidugi on, et ma ei tea, miks sa üldse arvad, et on võimalus, et neil ei ole kohta. No tõsi on see, et LLM-idega me saame, kui me koodi kirjutame, me saame igast selliseid lihtsamaid asju ju tehtud. Et on ju mõned inimesed, kes on isegi võrrelnud LLM sellise praktikandi tasemega või nii. Et mulle tegelikult endale meeldib hoopis teine võrdlus, et tegemist on sellise väga targa, kogenud eksperdiga, kes aga mõnikord võib hallukaid näha, võib olla natuke olla liiga palju tarvitanud, ehk siis sa ei saa teda alati usaldada, aga samas see teadmiste tase on väga kõrge. Ehk siis jah, ma arvan, et on kohta sellepärast, et LLM-id ei ole ikkagi nii head veel, et täielikult inimest asendada. Okay. Aga Kristo, ma saan aru, sul on küsimusi. Ma vaatasin Gea LinkedIni ja siis inimestel on tavaliselt see, et viimane mingi 3 asja või 2 asja on näha ja siis all on link, et näita eelmist, ma ei tea, 4 või 6 positsiooni. Gea number seal oli näita eelmist 18 positsiooni. Et sa oled nagu multitalent, ma saan aru, et sul on magistrikraad andmeteaduses ja juuras ja siis sa oled vaheldumisi ja paralleelselt teinud mõlemat paljudes eri kohtades. Kuidas nii läks? Kui sa seda ütleksid mulle lihtsalt, et mingil inimesel on hullult palju positsioone olnud LinkedInis, aga samas ta ei ole väga vana, siis mul tuleks selline mõte, et kas ta ei suuda püsida ühelgi töökohal eriti kaua või? Ei, neid ma olen ka näinud, aga sul on kõik sisukas seal. Ja õnneks mul, nagu ma loodan, et mul seda probleemi ei ole, et pigem jah, et ma olen mitu korda valdkonda vahetanud, et tegelikult võiks öelda, et ma olen tegutsenud 3 valdkonnas. Ma olen olnud poliitikas, ma olen olnud juuras ja siis ma olen nüüd andmeteadus või masinaõppe valdkond. Ja magistrikraade mul on 2 tükki siis juuras ja andmeteaduses. Ehk siis selles mõttes ma tunnen küll, et see kogemus erinevatest kohtadest aitab mind ka Kenna inseneerias, et see kindlasti ei ole mul mööda külge maha jooksnud, et mul on advokaadibüroost juristina töötamise kogemust, et on ministeeriumis töötamise kogemust, olen näinud, kuidas poliitikaid tehakse, et ma arvan, et see on kasulik. Aga mis sind tõmbas üks hetk siis andmete juurde, et kas sul tekkis mingi äratundmine, töötasid andmetega varasemalt ja mõtlesid, et uuriks rohkem selle kohta või kuidas see viimane muutus käis? Ja kahjuks, kui ma olin koolis veel, et siis minul ei olnud sellist programmeerimise ainet või kuidagi võimalust isegi omada eriti kokkupuudet andmetega. Et võib-olla, kui mul oleks koolis olnud selline võimalus, oleks ma kiiremini jõudnud sinna, kus ma täna olen. Aga jah, kui ma tegin juristina tööd ja eriti juura magistritöö tegemise ajal, ma nägin, et õigusvaldkonnas ka need AI masinaõppe teemad on tegelikult väga põnevad. Et seal on nagu selliseid õiguslikke teemasid. Ja siis ma jõudsin sinna, et ma uurisin neid, vaatasin, et mis masinaõppe rakendusi on olemas, et mis põnevad konfliktsed teemad seal on ja arutelud. Ja siis ma nägin, et jah, väga põnev on küll juriidiliselt seda analüüsida, aga veelgi põnevam oleks ise neid rakendusi teha. Nii et, aga siis mul oli mure, et ma nagu ei osanud, et oli vaja õppida ja siis ma tasapisi
Hakkasingi programmeerimist õppima, võtsin online kursuseid, proovisin ennast pidevalt arendada, et see võttis tegelikult aastaid enne, kui ma sain üldse magistrisse andmeteadusse sisse astuda. Et see ei olnud nullist, et ma ikkagi oskasin Pythonit, oskasin Javat, olin teinud selliseid paar tehisintellektiga seonduvat lihtsamat kursust, et niimoodi selliselt juure kaudu tegelikult jõudsin sinna üldse, et jah, natukene teine tee. Okei. Ma vaatasin ka, et sa oled Kaggle võistlustel häid kohti saavutanud, et ma kunagi proovisin ka 2 või 3 isegi panin nagu päris palju aega sinna sisse ja siis ma jõudsin umbes sinna poole peale ja siis tuli muu elu vahele ja see kõrvale, et kui keeruline või tihe konkurents seal on, et mitmes sa osalesid põhjalikult enne, kui sa sinna tippu jõudsid? See on väga lahkelt öeldud, et enne kui sa tippu jõudsid, et ma ei tunne küll, et ma nüüd kuskil väga tipus oleks, aga no see, kes ei tea, mis on Kaggle, siis tegu on andmeteaduse platvormiga, kus on masinõppevõistlused, kus on andmestikud, kus inimesed jagavad koodinäiteid, ehk siis sealt platvormilt saab palju õppida. Ja neid võistluseid on nüüd erinevat tüüpi. On sellised ametlikud võistlused, kus jagatakse ka medaleid. Seal on tihti osalejaid tuhandetes, ehk siis tavapärane on ikkagi seal 2000 osaleja kanti. Ja lisaks on olemas community võistlused, mida võivad teha sinna praktiliselt igaüks. Aga populaarsemad on ikkagi suuremate ettevõtete loodud võistlused, kus on ka rahalised auhinnad. Aga seal ei jagata nii-öelda medaleid ja seal võib olla 1000 võistlejaid, aga pigem on seal 1000 natuke sinna alla, kus siis andmeteadlased, masinõppeinsenerid, niisama huvilased võistlevad. Ja nüüd see keerukus oleneb võistlusest, oleneb, kui tihe konkurents seal on, oleneb, kas sul on selles valdkonnas kogemust. Et ma olen olnud sellistel võistlustel, kus ma mitte midagi ei tea sellest valdkonnast. Et üks just oli sügisel eksoplaneetide ka seotud võistlus, kus on seal kosmoses sul andmed ja see oli minu jaoks täiesti midagi võõrast, et seal mul ei olnud eesmärk tegelikult, et ma nüüd pean toppi saama, vaid pigem õppida neid meetode, mida seal valdkonnas kasutatakse. Ja ma ütleks, et see tee ei ole olnud lineaarne, et ei ole nii, et ma alustasin kusagilt põhjast ja siis muudkui iga võistlusega aina kõrgemale, et pigem see on selline teekond. Et on olnud päris alguses tegelikult esimene võistlus, kus ma osalesin, ma sain juba siis selle nii-öelda hõbemedali, sellise energia ennustamise võistlus, aga see ongi see, et see võib olla probleem ise ei olnud, selles tegu on ikkagi keerulise teemaga, aga see ei ole nii võõras mulle kui mingi kosmoloogia või geoloogia või bioloogia võistluseks. Ehk siis see oli pisut lihtsam ja seal ikkagi see, mis viis mind sinna, oli see mõtlemine, et okei, mis tunnus võiks aidata veel mudelit. Nii et ma tegelikult sain sellega, et ma lisasin veel tunnuseid, et see ei olnud kuidagi väga palju parem, kvaliteetsem mudel, vaid pigem lihtsalt see, et mul tuli mõned mõtted, panin tunnuseid juurde. See oli päikeseasendiga seotud tunnused. Ja siis need aitasid piisavalt seda mudelit, et ta jõudis ikkagi sinna nagu kõrgemale poole. Ja seal oli tõesti, seal võistlus oli väga suur konkurss muidu. Aga nüüd on olnud näiteks paar võistlust, kus ma olengi seal selle mõttega, et ma vaatan, kuidas seal läheb inimestel, mis seal toimub, uurin natuke, aga mul ei ole olnud seal seda eesmärki, et ma nüüd sinna, ma ei tea, väga kõrgele jõuan. Ja siis ma olen ka rahul sellega, et ma lihtsalt õpin ja ma ei ole seal topis kohe, et jah. Ja see ilmselt, millele sina viitad, oli üks community competition Solana blockchaini valdkonnas, et kus me siis ennustasime seda, et kas need coin'id, mida inimesed loovad, et kas nad jõuavad siis sinna ametlikule
treidimise platvormile, et kas nad on piisava likviidsuse saavad ja seal jah, ma sain teise koha ja ka rahalise auhinna, et see oli väga tore. Palju õnne. Kas sa tegid seda kooli kõrvalt või sa teed seda töö kõrvalt ja kui palju, kuidas see nagu ajaliselt võtab, et see tundub väga hea viis, kuidas ennast pidevalt arendada ja olla kursis ja õppida, nagu sa ka ütlesid, aga et mis see ajaline maht on, et kui keegi soovib nüüd osaleda nendel, et kui palju oleks mõistlik aega panustada? No ma arvan, et nii palju, kui sa panustad, nii palju sa saad ka vastu. Nagu isegi kui mitte koha mõttes, siis õppimise mõttes. Ja minu panustatud aeg sinna varieerub, et mul on ka 2 väikest last, ehk siis alati ei ole võimalik see, et ma õhtuti või nädalavahetuseti teen. Ja nüüd üks asi, mis on võib-olla lihtsam, on see, et sa valid mingi võistluse, mis sulle meeldib, siis sa saad teha niimoodi, et sa jälgid seda foorumit seal. Ehk siis uued postitused, uued kommentaarid, nad tulevad sulle näiteks meilile. Ehk siis isegi kui ma päeval ei jõua otseselt koodi kirjutada või eksperimenteerida, siis ma saan ikkagi vaadata, et mis teemad on üleval, mida võib-olla keegi on arvanud. Inimesed postitavad sinna näiteks valideerimise versus selle leaderboardi skoori korrelatsiooni, et see on ka kasulik info. Et siis jälgid seda ja sul peas tegelikult tekivad siis mõtted, mida võiks eksperimenteerida, miks võiks toimida, eks mul see nimekiri peas muudkui täieneb. Ja nüüd, kui ma näiteks saan vaba õhtu või vaba hommiku, et abikaasa läheb lastega mängumaale, eks, et siis ma saan kohe nagu võtta sealt to-do listist, et esimene eksperiment ja teine eksperiment. Ja LLM-id on tõesti kasulikud selleks ka, et kui ma panen oma idee kirja, et ma saan kiiresti selle vähemalt mingisuguse koodi aluse kätte, et ma ei pea nullist koodi kirjutama, mis tähendab, et eksperimenteerimine on märksa kiirem, et see on väga hea. Ehk siis vastus võiks olla see, et ma innustan kõiki proovima, alguses vähemalt õppimise eesmärgil, ma arvan, et see on väga-väga kasulik, laiendab silmaringi. Ja siis kui tahta mingit rahalist auhinda mingit, siis ei tohi lihtsalt alla anda, et siis ongi lihtsalt, on vaja harjuda selle mõttega, et sa vahepeal failid, et sa vahepeal ei saa medalit, et sa vahepeal oled kusagil kaugemal, aga siis sa võtad järgmise võistluse, proovid veel ja siis küll sa üks hetk saad. Sa oledki seda üksiküritajana teinud. Ma mäletan, kui mina tegin, see oli 10 aastat tagasi, siis hakkasid hästi kiiresti tiimid moodustuma ja siis oligi seal nagu need, kes olid, ma ei tea, 4 või 6 ja aktiivselt tegelesid, et nad ilmselgelt panustasid pundi peale rohkem aega sinna. Kas see on jätkuvalt sama mehaanika seal ja kas sa toimetad üksi või on sul ka mingi kindel seltskond nendel võistlustel? Ma toimetan praegu üksi. Mul on olnud võimalusi liituda tiimiga, aga esiteks ma pigem ei soovi liituda enne, kui me oleme eraldi juba seal võistlusel katsetanud midagi ja me oleme ikkagi eraldi saavutanud mingisuguse taseme. Et see point tiimide moodustamiseks on see, et sa nagu täiendad üksteist, teil on mõlemal oma tugevused lahendusel, kui sa need kombineerid, siis sa jõuad koos kõrgemale. Et sellel ei ole mõtet, et ütleme, et võistluse mõttes ei ole mõtet, et sa võtad kellegi, kes võib-olla ei oska või kelle näiteks samas valdkonna või nagu samas kategoorias sama hea tulemus, kui me räägime klassifitseerimise puhul näiteks, et tal on samas klassis sama tugev tulemus, aga muud klassid on ka kehvad nagu sul on. Et pigem nagu peaks olema võtma kellegi, kellel on teine mudel, mis on teises klassis parem, kokku parem. Ehk siis see on see loogika seal. Ja teiseks on see, et kuna mu elu ongi selline hektiline, siis ma pigem ei ole nagu julgenud ka võtta seda kohustust, sest et kui sa lähed kellega, kes on kõrgel, tahab ka tippu jõuda, lähed koos tiimi, sul on ikkagi see, et sa vastutad nagu tiimi eest, aga mul elu on nii hektiline, ma ei tea, kas ma saan iga päev seda teha, et kas ma pigem hetkel võitlen iseenda eest, eks, ja ma ei välista seda, et mingi hetk
tiimi liituda, aga jah, hetkel see ei ole mul prioriteet, et hetkel ma olen see üksiküritaja. Aga liigume võib-olla selle Telia ja töö poole, et sa enne saadet mainisid ka, et sa varasemalt olid siis nii-öelda tavaline andmeteadlane ja nüüd oled generatiivse tehisaru insener või GenAI engineer. Eesti keeles on pikk ja lohisev, aga peab harjutama neid eestikeelseid sõnu. Et kas su tööülesanded on muutunud või kuidas sul tööl igapäevaselt, mida sa teed? Ma liitusin Teliaga rohkem kui 2 aastat tagasi. Alguses praktikandina, seejärel andmeteadlasena ja siis eelmise aasta lõpus detsembrist minust sai GenAI insener. Ja ma kohe alguses tegelesin tekstivaldkonnaga tegelikult, et loomuliku keeletöötlusega ja peamiselt siis BERT-tüüpi mudelid ja mõeldud klassifitseerimiseks. Ja mis siis muutus on see, et ütleme, et eelmise aasta suvest me läksime rohkem selle peale, et suuri keelemudeleid rakendada. Ehk siis vähem sellist ise BERT-i edasi treenimist ja rohkem sellist, et API kaudu, kas siis pilvest või lokaalselt keelemudelit millegi jaoks rakendada. Ja GenAI insener selles mõttes võib tähendada mitmeid asju, et meil see hetkel ei tähenda seda, et me nullist generatiivseid keelemudeleid looks, et seda me ei tee ja ma arvan ka, et selleks, et seda teha, see ei ole hetkel mõistlik, eks ju, meie ressursside juures, et kuigi Telia Eestis on suur ettevõte, siis suurte keelemudelite loomise jaoks, väga heade loomise jaoks, see on täiesti omaette klass, mis ressursse see vajab ja nii. Ehk siis hetkel on pigem see, et just LLM API kaudu kasutada ja eksperimenteerida sellega, et kuidas on kõige parem LLM-i selle probleemi jaoks rakendada, kuidas me saame kõige kvaliteetsema ja stabiilsema ja kõige usaldusväärsema tulemuse sealt, et see usaldusväärsus, stabiilsus on, ma ütleks, LLM-ide puhul väljakutse. Et jah. Sul oli kirjas või LinkedInis vist on ka kirjas, et pipelines ehk siis sa oled ka teatud mõttes torumees või torunaine, eks ole, et kuidas see siis selle generatiivse tehisaru puhul välja näeb, et kas see ongi see, et sa pead nüüd need API päringud paika panema, et ma eeldan, et te peate analüüsima ka, mis see päris, eks ole, äriprotsess on või kasutusjuht, et kus seda rakendada ja siis kogu see teekond kaardistada ja lahendada ära, kasutades tehisaru. Kas see enam-vähem vastab tõele või kuidas see protsess välja näeb? Jaa, me lähtume üldiselt ikkagi äriprobleemist, eks, et me ei ole niisama, mõte ei ole see, et LLM-id on nii ägedad, võiks neid igale poole toppida. Et jah, et meil on mingi äriprobleem, mida me seni oleme, kas inimene seda manuaalselt teinud või me oleme lahendanud kuidagi kehvema meetodiga. Ja nüüd GenAI inseneri ülesanne ongi see, et mõelda, kuidas kõige paremini seda lahendada. See võib olla pipeline, ehk siis mingi regulaarsusega, iga päev, iga nädal, iga kuu. Me võtame kuskilt andmed ja siis erinevate sammudega, kus sa kasutad LLM, aga võib-olla mingites sammudes ka reeglipõhiseid osi, et jõuad selle tulemuseni, näiteks LLM-i kokkuvõtteni, mingisuguse mustandini ja siis see läheb kusagile edasi. Et läheb kellegi lauale ülevaateks, läheb süsteemi kui LLM-i loodud mustandeks. Et see on nagu sellise pipeline'i mõte ja ma arvan, et seal on palju väärtust, sellepärast et siis sa ei pea seda, ma ei tea, ChatGPT puhul sul on pigem see copy-paste on ju, võtad siit oma asja, nüüd copy'd sinna, paste'id sinna, saad oma vastuse, jälle kus sul on seda vaja on. Et see on ikkagi inimese aega nõuab. Et meie mõte on see, et me kasutame koodi selleks, et see oleks osa protsessist, see LLM või LLM-id. Ja teine osa on tõesti need rakendused, kus on see inimese aspekt sees.
et kõige tuntumad on ilmselt sellised knowledge bot'id, dokumentide põhjal vastavad bot'id, kus siis saab veel igast funktsionaalsusi juurde lisada, aga mõte on ikkagi see, et inimene peab seal aktiivselt midagi tegema selleks, et saada vastust. Et see on ka ilmselt meil kõigi suuremate ettevõtete laual. Et jah, selliste asjadega me toimetame. Ma mõtlen, et see kasutusvaldkond, kas see on ainult klienditeenindusega seotud või hoopis mingi muu valdkond või mis see põhiline kasutusvaldkond on? Et noh, tegemist on tekstipõhiste andmetega, et tavaliselt see esmane tundub olema klienditeenindus, kuna see on tekstipõhine päris palju ja vestluspõhine. Ja klienditeenindus on üks olulisemaid valdkondi, vähemalt hetkel, et seal on palju võita, et palju kasu saada, nagu sa ütlesid, siis seal ongi sellised väga head tüüpi andmed keelemudele jaoks. Et need valdkonnad, kus meil on tabulaarsed andmed ja nii, et siis meil on ikkagi, me näeme, et traditsiooniline masinõppe on seal rohkem omal kohal. Et päris nii ei ole, et me ainult kõike LLM-idega teeks, et me alati mõtleme, et kus on mõistlik, mida kasutada. Ja alati proovime pigem lihtsamalt, pigem nii, et me saame kindlalt olla tulemuse formaadis ja õigsuses ja nii. Et jah, LLM-id klienditeeninduses on üks koht ja teine on ka see, et kui on veel sisemisi veel mingeid protsesse, mida tehakse, kus on teksti ja kus tehakse tööd manuaalselt. Ja see lõpptulemus võib olla ka tabulaarne. Et üks näide on see, et oletame, et sul on vaja sul on palju tooteid, sul on vaja neid iga aasta neile näiteks lisainfot otsida netist. Oletame, et see on sinu kohustus mingi seadusandja poolt. Et siis tegelikult sellist ülesannet ka sa saad minna tootekaupa ja kasutada search plus LLM sellist kombinatsiooni. Ja niimoodi tootekaupa rikastada tegelikult andmestikku nõnda, et seal on ikkagi see LLM ka sees. Ja lõpus sul on tabulaarne tulemus. Et jah, et sellist asja saab ka teha, et sellist sisemisi manuaalseid töid automatiseerida või vähemalt toetada. Jätkuküsimus sealt kohe, et kuidas nagu teie kogemuse järgi LLM-id eesti keelega hakkama saavad? See on mingi teema olnud siin viimane päris mitu kuud uudistes mõne aja tagant, et kas me peaks rohkem jagama või peaks vähem jagama või kuidagi kaitsma või et äkki saaks seda kvaliteeti paremaks ja nii edasi, et mis sinu kogemus sellega on? Ma ütleks, et tavakasutuses, kus sul ei ole võib-olla vaja mingit hullu ilukirjanduslikku tulemust, või selline tavakeel, et siis juba pikka aega tegelikult need kõige suuremad mudelid, mis on commercial mudelid, et OpenAI, GPT ja konkurentide suuremad mudelid on piisavalt hea eesti keele oskusega, et meil ei ole olnud eesti keel otseselt probleemiks. Et probleem on siis, kui sa soovid open source mudelit, väikest, mis sa saaksid ise jooksutada. Et siis on eesti keel teemaks, et need väiksed mudelid ei ole niivõrd head. Et kui vaadata Gemmat näiteks, ta on piisavalt, on okei, et ta midagi oskab, aga seal on ikkagi vigu palju. Ja kui vaadata Tartu Ülikooli lammast, et mis nad on ise, eks ju, open source mudeleid edasi treeninud, siis ikkagi see kvaliteet ei jõua, eesti keele kvaliteet ei jõua sinna tasemele nagu OpenAI tasuliste, suurte tasuliste mudelite keeletase. Ehk siis ma näen, et seal võiks muidugi palju paremaks teha, väga äge oleks, kui meil oleks open source mudelid mõistliku suurusega, mis oskavad hästi eesti keelt, aga hetkel meie ettevõte, et me niivõrd ei muretse selle pärast, vaid pigem kasutame siis neid suuri tasulisi mudeleid, mis oskavad ikkagi piisavalt hästi eesti keelt meie jaoks. Kas see oli aruteluks ka muidu, et
või noh, see kõlab nagu see oligi see otsustuspunkt, eks ole, et te katsetasite tõenäoliselt neid vabavaralisi ja need ei ole lihtsalt piisavalt hea kvaliteediga siis, et neid rakendada, aga kas te olete näinud, et on mingid riskid, et te siis näiteks OpenAI lahendusi kasutate või olete te sellele mõelnud, kuidas seda? Meil on tegelikult siiamaani lokaalseid mudeleid ka, et nii Telia Eestis kui ka teistes Telia riikides, et me oleme ju suur rahvusvaheline ettevõte ja me teeme palju koostööd, et see näiteks, et meil Eestis ei ole võib-olla mingit teatud tüüpi open source mudelit, et see ei tähenda, et me siis ei saa seda üldse kasutada, et siis me saame näiteks Telia Rootsiga teha koostööd. Et see lokaalsete mudelite võimalus on meil olemas ja me kasutame seda tegema selliste võib-olla lihtsamate asjade tegemiseks, ma ei tea, ühest keelest teise tõlkimine, et kus sul ei ole vaja võib-olla pikemat koherentset teksti teha. Et siis see on täitsa oma kohal. Ja selles mõttes see kogu andmekaitse turvalisuse teema on meile äärmiselt oluline. Telias on alati väga oluline, et selles meil ei ole kuidagi nagu hooletult see käinud, et mingi LLM katsetame oma andmetega, et sellist asja meil ei ole, et meil on alati siis katusettevõtte või kompanii tasemel sellised läbiräägitud lepingud, eks, et meil see andmete turvalisus oleks tagatud iga kasutusjuhu puhul. Me teeme AI use case review, me vaatame üle seal andmed, kas me saame midagi, kas on vaja midagi anonymiseerida, et mis need riskid on, me alati nagu vaatame seda, et kõik oleks turvaline ilusasti. Aga mis süsteem, kui teil on mingisugused platvormid kindlad, mida te kasutate või kuidas ja kui palju üldse näiteks praegu nii-öelda toodangusse on jõudnud sellest, et mida te olete teinud, et kuidas need nii-öelda tööriistalised sammud võib-olla on? Mis sa mõtled toodanguseks siis meie enda toodetesse või? Jah. Et kui ma login ise teenindusse sisse või siis kasutan telekatarkvara, et kas midagi sellest on nii-öelda sinu kätte läbi sündinud? Mina tegelen praegu peamiselt majasisest GenAI asjadega, ehk siis majasiseselt selliseid manuaalseid töid vähendada ja kliente toetada nii, et need kliendisuunalised, no esiteks masinõppemudeleid meil on olnud ju aastaid, nii et nii Telia TV-s kui ka mujal kohtades tegelikult nad on ka olemas, vähemalt toetavad osaliselt. Kliendisuunalistest meie kodulehel on Mia chatbot alates eelmise aasta novembrist tehtud ja see on koostööpartneriga, nii et meil on seal küll majasisene tiim, mis seda ka nagu toetab, arendab ja nii, aga see LLM-i osa sealt ei ole minu tehtud, et see kliendisuunalised on siis meil pigem partneritega koos praegu. Ja, aga ma mõtlengi, et see ei ole ainult kliendisuunaline, et ka see, et majasisene, et neid päriselt kasutatakse, eks ole, see on ju väga tore. Aga kuidas see, ütleme, kui see äriprotsess on nii-öelda kaardistatud ja kõik need muud andmekaitsenõuded on paigas, et kuidas see protsess siis välja näeb, et ma ei tea, kas sa saad jagada, aga näiteks mis tööriistu te kasutate, et ja kust te ütleme neid andmeid võtate või kuhu te neid laete, kas teil on mingisugune andmejärv, kus te hoiate ka tekstiandmeid või kuidas see protsess umbes välja näeb? See nüüd oleneb, eks ju, et kas see on pipeline või rakendus või nii, et meil pipeline'id ja rakendused on eri kohtades istuvad. Ja jah, ma võib-olla väga detaili ei saa siin minna, aga meil on siis võimalik võtta nii otseallikast andmeid, ehk siis oletame, kus sul tekstiandmed esialgu jõuavad, et need võivad olla eri rakendustes. Et võib võtta otse rakendusest, näiteks pipeline'iga, et kohe, kui sul midagi saabub, sa võtad ta endale pipeline'i ja siis panete kuskile. Aga meil on ka selliseid use case, kus meil siis andmeaidast võtame andmeid, et meil on jah andmeait olemas, aga
mis on tabulaarne, aga meil ei, vähemalt Telia Eestis meil ei ole sellist asja, et me nüüd võtaks nendest allikatest ja siis lükkaks kõik kokku kuskile andmejärve. Et hetkel meil on piisanud see, et me võtame otse allikast ja siis kasutame, kuidas vaja on. Ma mõtlen seda, et kas nagu, ütleme, ma saan aru, kuidas see käib, ongi andmeaida või andmejärve loomisel, et sul on näiteks Airflow, kes kõike seda orkestreerib ja sul ongi samamoodi need alliksüsteemid. Et kas teil on ka mingisugune selline orkestreerija või kas sobibki näiteks Airflow'd kasutada põhimõtteliselt või kuidas see? Ja selles mõttes, et meil on ettevõttes on Airflow kasutusel. Meie eelistame oma tiimis pigem Kubeflow'd. Meil on Kubeflow on meie suur sõber, et minu pipeline'id jooksevad seal. Aga selles mõttes Airflow's on ka meil osakonnas on teisi asju. Et see natuke oleneb sellest, et kes mida on ajalooliselt eelistanud. Ja rakenduste jaoks on muidugi vaja siis muid asju, et sul on vaja hostingut, sul on vaja andmebaasi, sul on vaja, eks ju, back-end, front-end kuskile panna, et selle jaoks me kasutame teisi teenuseid, teisi vahendeid. Ma küsin sama asja teise nurga alt. Mitte, et ma vastust ei oleks saanud, aga nagu huvi pärast, et kui lähedal te olete sellele, et LLM-i kasutamine on nagu iga teise tööriista kasutamine, et kas see ongi normaalne asi, et seal mingid torud jooksevad nagu mingid vanemaid tööriistu kasutades ja mingid torud jooksevad uuemaid tööriistu kasutades, sealhulgas LLM-e, või see on jätkuvalt selline nagu mõnevõrra eriline asi, mida kasutada? No see on pigem ikkagi eriline, sellepärast, et meil on eraldi GenAI-tiim selle jaoks, et meil on ju IT-tiimid, kes igasugu tööriistu kasutavad, ega ei ole kusagil eraldi mingi konkreetse spetsiifilise tööriista jaoks tiimi, et praegu GenAI on eraldi ja meil on justkui kõik pipeline'id, rakendused, mis me teeme, kus on GenAI element, see on justkui eriline või vähemalt praegu, et see on nagu, see hetkel ei ole selline lihtsalt kuidagi teistega väga sarnane asi, et võib-olla mingi aastate pärast enam ei ole eraldi GenAI tiimi, on kuidagi see osa lihtsalt, et see on lihtsalt element, mida IT-tiim võib kasutada. Aga jah, hetkel on niimoodi, vähemalt erilahenduste puhul ja tegelikult eraldi teema on ju see igasugused co-pilotid, mida iga ettevõte või nagu iga töötaja võib kasutada, et see on hoopis teine teema ja seal samamoodi ma arvan, et see ei ole lihtsalt selline natukene igavasse staatusesse muutunud tööriist, vaid see on pigem ikkagi selline uus asi, mida alles katsetatakse, vahepeal ollakse rõõmsad, vahepeal petutatakse, et see on täiesti ka eraldi fookuses meil ja ma arvan, et see on nagu progress, et jõuda sinna, nii et ta on iga inimeseks tavaline asi, mida ta iga päev lihtsalt kasutab. Aga selle aja jooksul, mis sa oled sellega tegelenud, et see tooling selle jaoks on nagu kiiresti paremaks arenenud, on ju? Ja, on küll, selgelt. Kuigi siiamaani, selles mõttes LLM mulle meeldib vahepeal ka otse API call'iga kasutada, et sa ei pea mingid wrappereid, langchain'e ja asju vaata sinna vahele toppima, et selles need tool'id on toredad ja ma arvan, et on tihti võivad aidata, aga vahepeal on hea ise otse kasutada LLM-e, ise otse teha asju, selle asemel, et oleks liiga abstraktne kõik see, mis sa teed. Aga see on see, et kuidas LLM-e rakendatakse nagu töö jaoks andmetöötluseks, aga nagu igapäevatöös seda tööd tehes, ma oletan, sa kasutad ka LLM-e. Võib-olla mitte koodi genereerimiseks, et kuidas sa nagu igapäevatöös seda kasutad? Ma kirjutan koodi päris palju, eks, ja selles mõttes koodi genereerimine on minu jaoks kõige olulisem abi LLM-ide puhul
et lihtsalt see, et ma ei pea minema dokumentatsiooni otsima midagi, ma tean juba enam-vähem, kuidas need, ma ei tea, funktsioon võiks välja näha, aga mul on kiirem teha see mudeliga ja siis ma saan teda parandada. Et mul on jah, selles mõttes meil on ettevõtte sees olemas GitHub Copilot, mida me kasutame ja ma arvan, et enamus ettevõtetel on mingis vormis mingisugune code assistant olemas, et GitHub Copilot on üks neid populaarsemaid. Ja sellepärast, et seal on üsna mugav kasutada kas küsimuseks või otse koodis millegi muutmiseks mudeleid. Ja kui tööst välja minna, et kui me räägime nendest Kaggle võistlustest, et seal ma siis kasutan mitte siis seda GitHub Copilotit, vaid otse Gemini't enamasti ja OpenAI mudeleid. Et iga päev, ma ütleks, ma kasutan ikka iga päev mudeleid. Te ka ilmselt, ma kujutan ette. Ja. Mis mind huvitab on... Ma ei tea, kui palju sa saad selle osas ka jagada, aga data governance ehk siis selline andmekorraldus, et ütleme, see on aina kasvavas trendis, eks ole, et kõik data asset'id, siis andmeolemid peaksid olema kirjeldatud ja kui kuskil mingi torustik läheb katki, et siis sa näed, et aha, see raport läks katki sellepärast, et siit jookseb see siiani, on ju. Kuidas generatiivse tehisaru puhul toimib? Kas te olete ka oma torustikud pannud andmekataloogidesse või see on nagu alles loksumas paika? Meil on data governance juht olemas, isegi, et meil see data governance on kogu aeg teemas ja tema kindlasti oskab kõik öelda, mis võiks veel olla palju paremini, et ma ei ütleks, et meil on kõik ideaalselt, et meil on veel palju teha ja erinevate tiimide käes on ka praegu võib-olla natuke see, et iga tiim vaatab pigem ise oma nagu ülevaadet oma pipeline'idest, tulevad teated, kui midagi läks katki ja nii, et see ka natuke oleneb, et mis vahendeid see tiim kasutab. Et jah, ja selles mõttes meil ettevõtte tasemel on ka pidev see protsess, et seda veel paremaks teha, kui meil praegu on, et võib-olla sellist rohkem ühiselt, mitte iga tiim või osakond eraldi ja nii. Aga meil on olemas täitsa nagu data hub ja selles mõttes on võimalik vaadata ja ülevaateid näha, aga võiks olla veel paremini, ma arvan. Sa mainisid data hubi, et siis sa näed, et lineage on tabel, siis on mingi kooditükk, siis on jälle tabel, et kas te seda kooditükki nagu siis märgite ära, et see kasutab LLM-i või ei kasuta LLM-i või ma mõtlen, et kui kas sa saad data hubist filtreerida seda, et kui palju pipeline'e kasutavad LLM-e? Eks siis sa mõtled, kus see LLM on mingi element sees, on ju? Et praegu meil ei ole seda sellepärast, et kõik, kus on LLM-id sees, on nagu meie all. Ehk siis meil on üsna selles mõttes, et sul ei olegi mõtet välja teistest tiimidest nagu otsida neid, sest et neid ei ole seal. Ehk siis hetkel meil ei ole seda olnud nagu seda vajadust, kuna see on lihtne, aga võib-olla tulevikus, kui rohkem see on niimoodi nagu demokratiseerinud rohkem selle LLM-ide just, et mitte ainult meie käes, vaid võib-olla igaüks saab neid panna oma pipeline'idesse, et siis ma arvan küll, et see võiks olla täitsa relevantne, et või ongi oluline selles mõttes. Meil käis mõni aeg tagasi infopangast inimene siin ja siis ta rääkis, kuidas kui neil midagi katki läheb, et siis kohe järgmine või ütleme õhtul läheb midagi katki, et hommikuks on postkast neid kirju täis, et kas teil on ka olnud midagi, et kus mingi lahendus, mis te senini olete teinud, on katki läinud, kas te saate nagu kiiret tagasisidet, on need asjad välja tulnud või teil on endal piisavalt hea see alertimise monitoorimissüsteem? Jah, selles, et meil on alertid, et ma näen pipeline'i puhul või iga asja puhul mulle tuleb teada. Aga selles neid katki minemisi on ikka olnud ja iga süsteemi puhul, mis me ju teeme, me peame ära defineerima
mis nõuded sellel on, kui kriitiline see on, kui kiiresti see peab uuesti püsti minema, et ärikriitilistel asjadel on väga oluline see, et ta oleks pidevalt püsti, eks ju, et kohe kiiresti operatiivselt lahendataks. Et kuna minul ei ole kliendisuunalised lahendused, siis mul ei ole nii suurt stressi sellepärast, et kliendisuunalised on alati suurema prioriteediga meil, mitte alati, aga enamasti. Et minul on pigem sellised toetavad asjad, et kui need lähevad katki, see on muidugi ebamugav, aga midagi ei lähe selles mõttes kohe põlema, et meil ei ole kohe mingit suurt rahalist kahju sellest või nii. Ehk siis midagi on katki, siis ma võtan selle ette ja parandan ära ja kui läheb natuke aega, siis ma lihtsalt kommunikeerin seda, et ma arvan, et see asjade katkimine, me alati saame seda isegi oodata, et iga asja puhul mingi hetk midagi juhtub. Et ma arvan, et see on lihtsalt osa protsessist, et see on, jah. Ma mõtlengi nagu mulle tundub, et selliste keelemudelite puhul, kas ei või tekkida ka seda, et nagu see vastus, mis temast tuleb, ei ole iga kord see, mida tegelikult ootad, et kui on sellised klassikalised masinõppemudelid, siis sul on ette antud, mis need vastused tulevad, aga kui palju siis peab piirama või kas sealt on tulnud mingisuguseid üllatusi, et panite mingi asja laivi ja siis kuu aja pärast tuleb sealt täiesti mingisugune umbluu välja. Nende LLM-ide puhul ma pidevalt vaatan seda, ka need pipeline'id, mis ma ei tea, mul on juba pool aastat jooksevad, ma ikkagi vaatan üle, mis seisus need toodetavad tekstid on. Ja üks aspekt ongi see, et kui sul sisend on teistsugune, võib-olla selline, mida sa ei oota, siis LLM-i väljund võib olla ka midagi sellist, mis sa ei oota. Ehk siis see on eriti raske just siis, kui sul iga nädal see sisend võib muutuda. Aga rakenduste puhul, näiteks KnowledgeBotid on olnud küll seda, et minult küsitakse, et mina küsisin ühte küsimust, minu kolleeg küsis seda sama küsimust, aga me saime erinevad vastused. Miks? Ja siis me peamegi seal vaatama, et kas neil on histories, on jäänud mingit vestlust sisse, kas on see varasem info sees või et oleneb ka, kui palju see erineb. Ja eks LLM-ide puhul on ka see, et nad ei ole ju täiesti deterministlikud, et isegi kui sa seal random seed'i fikseerid ära, isegi siis võib sul tulla teistsugune vastus, et see on osa praegusest sellest LLM-i kogemusest, et sa võid saada varieeruvaid vastuseid. Et siis olenebki, et mis ülesandega see süsteem on ja kas see on probleem või ei ole. Senimaani meil pigem see ei ole probleem, et see on okei, kui nagu natuke seal sõnastuses on erinevad, et jah, aga see on aspekt, millega me peame arvestama ja mille osas inimesed võivad olla üllatunud, et miks ei tööta. Nii nagu, ma ei tea, traditsiooniline masinõppemudel, kus sul on fixed seed, kui sa paned sama input'i, sa saad olla veendunud, et sul tuleb sama output välja, et siis teistmoodi. Kas see sisuline arendamine siis on see, et sa itereerid seda system prompti või ma oletan, et see on nagu osa sellest, et umbes, et käitu sellisel viisil ja siis inimesed saavad oma küsimusi küsida ja siis et mis see on, mis sa seal nagu sisu poolest muudad? Nagu see prompti osa on ka see, mida ma teen, aga alguses niimoodi, et alguses sa peaksid ütlema, mis on hea lahendus, mis on õige arhitektuur. Kas ma teen pipeline'i, kas mul on vaja mingisuguseid tööriistu sinna juurde, kuidas see voog välja näeb. Kui ma teen rakenduse, et siis kogu see kasutajamugavus, missugune mudel, missugune teadmus sinna sisse läheb, kuidas, et siis kogu tegelikult see arhitektuur nõuab nii palju rohkem mõtlemist ja proovimist. Ja prompti puhul see on selline itereerimise protsess, et alguses teed võimalikult lihtsalt, saad mingi tulemuse kätte ja nüüd sa saad itereerida, et see tulemus oleks piisavalt hea. Et see on tegelikult natuke sarnane traditsioonilisele masinõppega, kui sa teed alguses baseline'i, saad tulemuse ja siis hakkad parandama ja vaatama, kas see tulemus läheb paremaks. Et siin on sarnane, aga lihtsalt mudeli muutmise
ütleme, mudeli hüperparameetrite parandamise või mudelite kombineerimise asemel on nagu tihti see, et sa pigem seda mudeli juhist, süsteemi juhist parandad või kuidagi seda sisendkonteksti, mis sinna sisse läheb näiteks, et see on suure kaaluga kindlasti. Kuidas selle aspekti puhul see õppimiskõver on olnud? Et kas sul oli mingi enda arusaamises läbimurre mingi hetk, ja peale mida läks kõik paremaks või kuidas sa seda osa kommenteerid? No meil on need kasutusjuhud on erinevad, ehk siis see, mis ühe ülesande jaoks töötab, ei pruugi järgmise jaoks töötada, ehk siis iga kord või tihti on see, et on ikkagi see õppimiskõver mingis mõttes, aga see on jällegi ka loomulik osa minu arust masinõppega töötamise juures, et sa alati nagu alguses sul on midagi kehva, aga sul on see olemas ja siis sa teed seda paremaks. Aga nagu üldiselt see LLM-ide kogemus, ta on ikkagi aasta jooksul tulnud, et ma näen, kus on mõistlik kasutada LLM-i, kus ei ole ja senimaani selles mõttes mina ei ole täielikult loobunud PERT-tüüpi mudelitest, kus sa saad ikkagi diskreetse vastuse mingisugused konkreetsed kategooriad, et LLM-idega sa võid aidata näiteks märgendada andmeid ja nii selle mudeli jaoks. Aga ma arvan, et sellistel klassikalistel mittegeneratiivsetel keelemudelitel on ka jätkuvalt oma koht, et jah, ma arvan, et vastusena, et mu kogemuse põhjalt on tulnud seda tarkust juurde. Ma loodan, et ma ikkagi tunnen, et ma olen targem kui eelmine aasta võrreldes, eriti arvestades keelemudeleid. Kuhu sa näed, et see valdkond, sa ütled, et sa oled viimase aasta jooksul palju õppinud, kas sa näed, et mis võivad olla asjad, mida sa järgmise aasta või 3 aasta jooksul juurde õpid või kuhu see suund on liikumas, mis asjad muutuvad paremaks või tavalisemaks? No lisaks sellele, et LLM-id ise muutuvad kvaliteetsemaks, kui me vaatame näiteks reasoning mudeleid, et seal on kvaliteedihüpe olnud päris suur. Et ma arvan, et seda taolist kvaliteedi parandamist jätkub ka edaspidi. Minu enda huvi on agentide vastu ka, et agendid on selline üsna populaarne sõna, aga kas või masinõppe võistluste mõistes või kui me ka maja sees loome masinõppe mudeleid, siis agendid on täiesti omal kohal nagu meie töö lihtsustamiseks, et ja just sellised agendid, kus sul on mitu head mudelit koos. Praeguse hetkega nüüd ongi siis reasoning mudelid, näiteks OpenAI 3, Cloud Sonnet 4, Cloud Opus, Gemini 2.5 Pro, et need mudelid, milles siis enamus on need arutlevad mudelid, et need aitavad sul ikkagi mingisugust toorest ülesandest jõuda päris hea masinõppemudelini või töövooni, ilma et sa oleksid ise seal programmeerimisliideses ja muudkui juhendaksid. Et pigem on see, et nad töötavad koos, nad näevad seda olulist tulemust, näiteks mis on valideerimisskoor ja nad järjest itereerivad ja proovivad seda parandada, et jõuda kusagile tulemuseni. Et kui meil praegu see traditsiooniliste masinõppemudelite loomise protsess on väga inimese juhitud, siis ma arvan, et mingi hetk see võiks olla rohkem agentide põhine. Et see on üks aspekt, kus minul on suur huvi, mis minu arust on äge. Ma sõidan korra sisse selle küsimusega, et sa enne mainisid, et teil näiteks on see tooteinfo uurimine internetist, eks ole, et kas see ei lähe ka mingil määral agendi alla või mulle tundub, et ma ei tea, mis see definitsioon agendist on, et see tihtipeale natukene hägune, et kuidas sinupoolne sõnastus võib-olla on, et mis hetkel oleks üks lahendus agentlik? Jah, see agente kasutatakse vahepeal ka lihtsalt LLM-i pipeline'i suhtes, eks ju, kus sul on tegelikult
step by step nagu töövoog, kus sul üks LLM saab eelnevuse LLM-i tulemuse kätte ja siis see nagu läheb edasi. Mõned nimetavad seda ka agendiks, et ma ise nagu praktilises töös niimoodi ei nimeta, et minu jaoks on agentsus ikkagi see, kui ma annan ette ülesande ja nüüd need jõuavad tulemuseni niimoodi, et ma ikkagi ette ei defineeri seda, mida nad peavad samm-sammult tegema, vaid see on nagu selline, nad on ise omavad seda agentsust, et sinna jõuda, eks. Ja selles mõttes meil ettevõtte sees on ka nii-öelda sellised agentide katsetusi, on ka LangGraph, mis võimaldab ka nii-öelda graafi teel nagu muud LLM defineerida, anda ülesandeid, et seal neid katsetusi on ka, aga minu arust, minu jaoks need ei ole veel hetkel piisava agentsuse tasemega, et jah, ma ikkagi näen, et see peaks olema natuke komplekssem kui see, need pipeline'id ja asjad, mis me teeme. Väga hea, ma olen nõus. Aga see on tulevik, ma arvan. Okei. Ja lõpetuseks võib-olla siis selline küsimus ka, et sa alguses ütlesid, et sa oled olnud poliitikas ja juuras, eks ole. Tähendab selle välja tõid. Ja nüüd oled andmemaailmas, et kas sa tunned ennast praegu andmemaailmas hästi või näed sa ka endal, et kuhu järgmiseks? Ma tunnen ennast väga hästi masinõppe juures, et ma ei kujuta ette enam ennast ilma selle valdkonnata, et see on tõesti midagi, mis mind väga köidab. Ma lausa jumaldan seda, võiks öelda, et jah, ma ei kujuta ette, et ma läheks kuskile mujale ja mul on olnud pakkumisi mitmeid, aga ma ütlen, et ei, et mulle meeldib see, mis ma teen. Väga tore. Vaata, kui tal tekib mingi huvi mingi teise teema vastu, siis annad agendile ülesande ja läheb teeb, on ju. Just. Kea häkkis ära selle, et kuidas see maailm hakkab käima. Aga väga tore. Suur aitäh, Kea, et said meile saatesse tulla. Väga põnevat tööd teed ja palju edu sulle, et kuuleme kindlasti veel, kuidas teil läheb. Aitäh. 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 Tšau.